Täna me hakkame potistama neid pistikuid, mis on juba juurdunud. Ja selleks, et neid pistikuid potistada saaks, on meil vaja eelnevalt ette valmistada substraat. Minul on siin laua peal siis mahe köögiviljamuld, mille hulka ma olen seganud natukene perliiti, et parandada siis noorte juurdunud pistikute siis õhu ja vee liikuvust substraadis. Ja ettevalmistatud, piisavalt parajalt niisutatud substraat, jälle käeproov, et hakkab kokku. Ja siin on mul siis kassetis juurdunud pistikud. Võtan pistikud välja ja kontrollin nende juurekava. Kassetist välja võetud pistiku juured peavad olema ilusad valged. Ja siis saame me selle pistiku panna potti. Potiks ma olen valinud taas biolaguneva poti, 4 kantpoti. See on pistikule täiesti paras kasvukoht ja kõigepealt täidan ma poti substraadiga. Kergelt surume selle substraadi siia sisse. Koputame, et ta vajuks veidi tihedamaks. Nii. Ja jälle jätame siia ka väikese kastmisruumi. Nüüd on mul pott substraadiga täidetud. Nüüd ma teen sõrmedega juurepallile istutusaugu ja asetan pistiku kenasti lehtedeni potti ja vajutame korralikult kinni. Lisame natukene substraati juurde, kui tunneme, et selleks vajadus on. Ja jätame kindlasti talle ka kastmisruumi, selline pool sentimeetrit potiservast. Ja ongi meil taim juurdunud pistik, mis on siis kasvama läinud ilusasti. Näha on, et võrse kasv on toimunud, lehed on ilusad rohelised. Saame siis ta potti pandud. Paneme teise ka igaks juhuks. Kergelt koputame. Sõrmedega teeme ava. Võtame juurdunud pistiku. Nii, siin on nüüd veidi väiksem juurekava, aga juured on täiesti olemas, valged, ilusad ja saame sellega potti ära panna. Et juurdumine võibki olla väga erinev. Nii, ja lisame natuke substraati juurde. Kindlasti peale potistamist tuleb taimed ka kasta. Kastmiseks võime kasutada nii pritsipudelit ehk niisutame ära korralikult taime ümbruse. Juurekava kohe tööle ei hakka. Natukene võtab tal uue keskkonnaga kohanemine aega. Seetõttu on hea, kui oleks ka lehed kergelt niisutatud, sest lehtede kaudu aurustumine on kiirem. Aga võib ka kenasti kasta kastekannuga ja pärast hiljem taimed üle piserdada. Jälle panneme juurde ka etiketi, millal oleme siis kuupäeva ja taime nimetusega, millal oleme taimed ära potistanud. Saame ka siis jälle siia potti taimele ka etiketi juurde lisada. Ja asetame siis potid kenasti juurduma sooja kohta 20 kraadi ringis ning valgesse kasvukohta kindlasti. Ja võime ka panna taimedele lambid peale. Et kui on selline pimedam või pilvisem ilm, siis see kindlasti aitab taime kasvule kaasa. Aitäh! Tänan tähelepanu eest!